Tervitan sind, armas kuulaja. Ma ei tea täpselt, kuidas see, mida sa praegu kuulad, kuidas see sulle mõjub, mida see sinuga teeb, kuidas see sind aktiveerib. Aga ma tunnen, et ma ei saa jätta seda tegemata, mis tahab kuidagi sinuni jõuda. Sest kui sa oled selle valinud, siis midagi on siin sinu jaoks. Ja ma tõesti tunnen huvi ja sa lähed mulle korda ja ma tahaksin teada, kuidas sul päriselt läheb. Mulle tundubki, et kui elada niimoodi mööda minnes, selles on pealiskaudsust, selles on pinnapealsust ja siis me läheme omamoodi katki ja tasakaalust välja praeguses sellises infomüras ja kõik vilgub ja sädeleb ja plingib. Selles on kuidagi vaja luua enda jaoks õhku ja ruumi, et sa saaksid iseendana nähtavale tulla ja korraks ennast kuidagi tajuda ja tunnetada ja võib-olla hetkeks peatuda ja küsidagi, et kuidas mul läheb. Seepärast ma tahangi teada ja küsingi sinult, kuidas sul läheb. Ja ma tean, et see on nii suur küsimus ja nii suur pealkiri. Aga kui me sukeldume näiteks sellesse, et sina ise, kuidas sul iseendana läheb? Kuidas su kehal läheb? Just selles plaanis, et kas sa tunned, et sinu kehal on turvaline lõdvestuda? Tunneta korra, lihtsalt tunneta. Sest kui sa viid enda tähelepanu millegi teada saamisele, siis see ongi tunnetamine. Kas su kehal on turvaline lõõgastuda? Või on ta ikka kuidagi sellises mingil tasandil häires, natukene tasakaalust väljas, liiga pinges? See pealiskaudsus. Pealiskaudsuse vastand on omamoodi põhjalikkus. Ja see on üks huvitav tegelane või energia kvaliteet, millega ma ise hiljuti enda sees kohtusin. Põhjalikkus on omamoodi selline traksis, hele, korrektne, aga temas ei ole kontrolli, aga ta on põhjalik. Ehk siis tal on nagu tundlad püsti, ta on teadlik, ta on ärkvel, ta on mingites valdkondades ja teemades põhjalik. Ja vaata, kui huvitav, et me inimestena oleme sellised laiali valguvad ja meist üle käivad erinevad teemad ja see ühesse päeva mahub nii palju tundeid ja emotsioone ja see põhjalikkus meis, see kvaliteet on tegelikult oma tempolt täiesti paras. Võiks öelda isegi nagu rahulik, ta ei kiirusta, ta ei tõmble, ta on maandatud, ta on põhjalik. See põhjalikkuse kvaliteet tegelikult on täpselt samamoodi sinus. Ja kui nüüd
läbi selle põhjalikkuse ja läbi selle kvaliteedi küsidagi endalt, et kuidas mul läheb. Kes minust on täna saanud, kes ma täna olen, mida ma täna teen, kus on minu fookus, kuhu ma teel olen, mida ma tegelikult tahan. Kas see, mida ma elan, on tegelikult see, mida ma tahan? Kas on see, mida ma väärin? Et seesama küsimus, mis on omamoodi nagu taskulamp. Ta lihtsalt näitab valgust, see küsimus. See küsimus on suunava olemusega. Kuidas sul läheb? Kuidas sa kirjeldaksid mulle seda, kuidas sul läheb just selles formaadis hetkel, et sina ise, mitte sina nendes rollides, mida sa kannad, aga see, kes sa täna oled, milliseks sa oled täna ise kujunenud, kuidas sul läheb? Püüa seda põhjalikult kirjeldada, lahti nagu mõtestada iseennast. Ja ma soovitan seda teha praegu täitsa nii, et sa paned selle salvestuse stopi peale ja võtad oma telefoni ja avad selle koha, kus sa saad enda häält salvestada, enda mõtteid üles lindistada. Et sa teed midagi omamoodi ebamugavat ja mitte üldse naturaalset tegevust enda jaoks. Aga vaata, mida see sinuga teeb, kui sa salvestad iseendale ennast. Kui tähtsaks sa ennast pead selles osas või mõtlen, et kui väärtuslikuks ennast pead, et praegugi panna salvestus stopi peale, avada enda telefonis see salvestuskoht ja kirjeldada, kuidas sul läheb. Milliseks sa oled täna kujunenud? Ja ma ootan siin, kuni sa selle valmis saad. Ma ei tea täpselt, kas sa julgesid ennast ja oma mõtteid kõva häälega väljendada iseendale. Sest mulle tundub, et kui me teeme midagi sellist ainult enda jaoks, siis see tundub nii võõras ja nii ebamugav, sest me ei ole harjunud ennast valima ja enda jaoks tegema sellisel viisil nagu asju, mis meid ennast tõstaksid või näitaksid meile meid ennast. Aga kui sa seda tegid, ma imetlen sind ja kui sa ennast kuulasid, kui palju infot sa sellest said. Nii tahaks teada. Ja kuna tegemist on vestlusrännakuga, sa võid mulle teha selle salvestuse ja jagamise. Kuidas sulle mõjus see, kui sa ennast kõva häälega lahti kirjeldasid? Ja kuidas oli ennast kuulata tagasi? Ja ma kujutan ette, et sinu hääles on nii palju informatsiooni, mis võib olla ainult läbi selle helikandja. Sa kuuledki välja. Lihtsalt tuleb sellele häälestuda, et kuulata, missugused õrnad kohinad ja informatsioon on sinu hääles.
ja hääl alati kannab meie seisundit, alati. ma seal eespool korraks isegi mainisin seda, mis ma tunnen, et siia on kuidagi oluline veel avada, et üks on see, et kuidas sul päriselt läheb ja olla selles nagu põhjalik. Ja neid sektoreid võib võtta ju nii palju läbi rollide ka näiteks, et kuidas mul tööl läheb ja kas ma olen rahul ja kas see suhe, kus ma täna olen, kas suhtes või mitte suhtes, kuidas see mind rahuldab, kuidas see mind õnnestab, kuidas see mind tegelikult tahab kujundada ja muutuda, sest fakt on see, et kõik suhted meie elus on täpselt meile vastavad. Need näitavad meile nii täpselt kätte, kus me iseenda kasume. Ja kõik väljakutsed on nagu silmade ees kogu aeg. Ja mul tundubki, et kui elada mööda minnes selles pealiskaudsuses, mõistuse tasandil, et me ei lasku sügavamale, ega korraks võta neid hetki, et peatuda ja korraks nagu jagada iseendale ennast, siis nagu on kõik nagu üks pikk päev. Me kordame kogu aeg ennast, me luubime, kopeerime ennast kogu aeg homsesse. Ja võib-olla teadvustamata seda, et iga hetk võib olla elus suur kannapööre, suur muutus. Ja need muutused saavad tavaliselt alguse ikkagi kahe kõrva vahelt. Ja suures osas läbi otsuste. Kas sa meeldid endale? Mis sulle meeldib enda juures? Vaata, kui huvitav, et need on sellised suured pealkirjad, suured küsimused, millesse saaks sisu luua väga palju. Sest need küsimused on nii tihedalt seotud sinu enda enese tunnetamisega. On ju? Ja meie mõistus on ju selline omamoodi äge tegelane, kes ei ole võib-olla, et me ei ole harjutanud teda hoidma tähelepanu ja fookust mingil teemal, et nii-öelda sina peaksid juhtima enda mõistust, et ta lõpuni tunnetaks ühe küsimuse vastuse. Mis sulle enda juures meeldib? Esimene reaktsioon on see ju, et ma ei tea, midagi ei meeldi või kõik meeldib. Aga jälle, sa võid selle salvestuse panna pausile iga koha pealt, kus sa tunned, et mingi aktsent selles sind aktiveeris, see kuidagi andis sulle mingi tee otsa kätte. Selleks see loodud ongi, et sa saaksid korraks minna sügavamale. Sa oled nii võimsa potentsiaaliga. Sinus on olemas absoluutselt kõik nagu anded, võimalused, et ennast kasutusele võtta, et ennast rakendada.
ja see käib suures osas läbi enese juhtimise. Ehk siis, et sinul on ligipääs ja läbitulemise võime iseendast. Et kui sa võtad ühe küsimuse ja sukeldud selle taskulambiga sinna sügavamatesse kihtidesse ja võtad selle aja, et ise enda jaoks olemas olla, siis see väestab sind. See annab sulle suurema enesetajumise oskuse. Ja selline enda lugupidamine, enda väärtustamine käib läbi sellise vaimse töö, kus sa teed päriselt midagi ainult enda heaks. Aga see enda heaks tegemine ei ole ainult see, et sa ostad endale meelepärase uue riide või uue parfüümi, vaid see on see, mis on salvestunud siia kehasse. Nii huvitav, mul oli hiljuti üks võiks öelda nägemus või selline väga tugev sisemine rännak, mis juhtus täiesti kogemata. Ja ma olin väga ühenduses absoluutselt kõigega, sellise suure teadlikkusega. Ja ma küsisin, et kus asub meie hing? Et kui öeldakse nagu tavateadus, siis me oleme tavaliselt nagu pea, aju või mõistuse nii-öelda, et see aju, et see asubki justkui kahe kõrva vahel. See tavateadus. Ja siis on nagu hing, paljud ütlevad südametasand. Ja see kõik on ka alateadvus. Ehk siis me oleme inimestena nagu mingi salvestusmasin. Me salvestame absoluutselt kõike. Me saame endas ka maha salvestada midagi. Sellisel viisil, et on lihtsalt kataloogid, aga sisu ei ole. Ja siis ma küsisin, et kus meie hing asub. Et kui mõelda nagu, et oi, et see on nii südamlik inimene ja ta süda on lahti, siis mõeldakse seda päris see süda, mis on iga inimese sees. See süda, et see süda asub siin rinna keskel, mis võib olla täiesti tõde. Aga ma tajusin sellist elementi või seda, et kui ma keskendun just hingeenergiale, kogu sellele meie ka kõik uskmuste süsteemid ja kõik see vundament, need sügavamad häälestused, mis on nagu puujuured, et kus see hingeenergia asub. Sest hingeenergias on ka meie kõikide elatud elude kogu summa, kogu mälu. Ja ma sain vastuseks, et see asub terves meie käes. See on nagu üks suur võrgustik. Nagu plasmaline selline voolav energia ruum meis, mis on terve meie keha, nagu täidab see. Me käime ringi kogu aeg kandes oma hinge. Ja jällegi, kuna hing salvestab absoluutselt kõike ja sellel salvestusel on kogu aeg nagu oma miks, nagu selles mõttes nagu miksitud mingi selline koostis, siis me saame seda koostist kogu aeg muuta. Ja siin on nagu küsimus, et kas see väline muudab minu koostist, ehk siis tuleb mingite teemadega minu
keha ja energia sisse, minu mälusse, kas ma võtan selle vastu, mingi teema, mingi energia, mingi uskumuse, mingi negatiivsuse või vastupidi, seest poolt loon midagi ja loon nagu uues väärtuses midagi endas. Või tegelengi suures osas sellega, et vabastada neid raskeid tundeid. Ma olen täiesti veendunud ja ma olen enda töös seda nii palju näinud, et kui mingi teema nii kipitab ja on valus ja on häires ja seda lahti mõtestada enda jaoks, see teema, mis kummitab, et kui sinna nagu süvitsi minna, siis seal on ju tunded, mis ei ole minu nagu teadvusesse veel jõudnud. Ehk siis on midagi veel märkamata, midagi on veel teadvustamata, midagi on veel mõistmata. Ja on mitu võimalust, kuidas endas neid kipitavaid teemasid, kuumetavaid teemasid lahendada. Ongi see, et sa istud endaga maha, oled enda jaoks olemas, enda süsteemi jaoks, enda keha jaoks, enda hinge jaoks. Ja harutad selle pusa lahti. Ma soovitan tunded kirja panna. Mida sa tunned? Sest vahest sõlmib ennast kogu see muster lahti ja see paine ennast lahti ainult siis, kui sa saad aru, mida sa tunned. Me võime nagu valutada ja kui ikkagi nagu küsida, et aga mida ma valutan, kus mul valutab, miks ma valutan, siis tegelikult sealt läheb mitu küsimust veel allapoole. Ehk siis seda tööd saab teha täiesti üksinda paberi ja pliiatsiga või rääkida kellegiga sellisel viisil, mis loob kvaliteeti, mis aitab näha nurga taha. Ja küsimused on tavaliselt need võtmed, mis avavad teatud sahtlid, pimenurgad, et midagi mõista. Kas sinu elus on praegu midagi, mis päriselt kipitab, millele sa ei ole saanud rahu? Sest tea seda, et kui miski ei ole saanud rahu, siis see võtab sinus nii palju ressurssi, energeetilist ressurssi ja vaba ruumi. Ja sa võidki tunda, et energiat ei ole, on tüdimus, ikka tuhmund olemine. Aga see ei pea olema nii kallis, see ei pea nii olema. Ma olen võib-olla ise nagu disainitud selliselt, et teeme korda. Ära kükita seal nurgas, vaid tule online'i, tule nagu tule iseendaga olema. Istu maha, ma saan aru, et sa ei ole võib-olla seda mitte kunagi nagu teinud või see tekitab ebamugavust, aga proovi. See loob väga suure kvaliteedi sulle juurde. Ja seda ei saa mitte kusagilt väljaspoolt, vaid sa pead selle iseendas looma. Ja tegevused, päris tegevused, mida me teeme ainult enda jaoks, aitavad seda teha ja luua. Ma loodan, et see vestlusrännak siin praegu andis sulle sellise tõuke ja mingi suuna ja motivatsiooni ja inspiratsiooni, et sa saaksid lendu tõusta, et sa saaksid liikuda sellest kitsast kohast edasi. Siis on see täitnud selle eesmärgi. Ja ma olen nii tänulik, kui sa leiad selle aja, et jagada oma kogemus sellest vestlusrännakust. Ja ma olen
samamoodi väga tänulik, kui sa jagad mulle päriselt oma häälega enda kogemust. See nõuab julgust ja see nõuab mugavustsoonist välja tulemist. Ja see on ainult sinu ja minu vahel. Ma tänan sind. Mul siin laua peal küünal põleb ja ilm on juba hämardunud. Ja ma joon oma teekest ja olen ülitänulik, et sa olid minuga sellel rännakul, sellel vestlusel kaasas. Ja ma tahaksin nii väga teada, kuidas sul see läks. Ja ma soovin sulle tahaks öelda stabiilsust. Millegi pärast tuleb selline, et ma soovin sulle sellist stabiilsust. Ja võib-olla see stabiilsus ongi selline tasakaalukus ja põhjalikkust. Ja selle kvaliteediga koostööd. Ja see kõik sündis orgaaniliselt läbi tunnetuse. Tõesti emban sind ja aitäh sulle. Aitäh seda kuulamast ja uute kohtumisteni.